kuulasin siin neid sissejuhatavaid sõnavõtte ja mõtlesin, et mul oli kogu aeg siuke, ausalt, ma ei saanud päris hästi aru, kui Tiina ütles, et tule ja räägi. Ma ei saanud aru, millest ma pean rääkima. Aga nüüd, kui ma kuulsin neid sissejuhatavaid sõnavõtte, siis selgub, et ausalt öeldes on täitsa ükskõik, millest ma räägin. Sellepärast, et ma räägin põhiliselt sellest, mida ma ise olen mõelnud, toimetades selles vabahariduslikus süsteemis ja mitte vähe. Ega ma täpselt ei mäleta, aga umbes 25 aastat on sellest küll möödas, kui sai nagu alustatud. Kindlasti võib olla rohkem, aga mul ei tulnud lihtsalt rohkem meelde. Ja see, kogu selle aja jooksul on olnud niisugune probleem, et mis asi see haridus on? Sellepärast, et kui me toimetame, siis me peame ikkagi teadma, millega me toimetame. Ja see oleks siis nagu niisugune ülevaade sellest, et kuidas see tee on välja läinud ja kuidas siis kujunes välja see mudel, ütleme, minu peas ja võib-olla on selle mudeliga ka mõned teised nõus ja nõus olnud. Sellepärast, et kui me toetume klassikutele, siis on niimoodi, et võib küsida, et kas on mingid reeglid. Tegelikult reeglid ei ole. Kui me räägime vabaharidusest, siis reegleid ei ole. Ja ei ole sellepärast, et see mees ütles niimoodi. Et inimesed on erinevad, mõtted on erinevad ja ei saa öelda, et see on õige ja see on vale. Vaid lihtsalt igal ühel kujuneb mingi oma mudel. Seda sama teed pidi on läinud, on väljendanud ka Tiiu Kuurme, kellelt olen mina saanud oma ükskõik. Ma olen hetkel toimetan küll formaalhariduses, olen gümnaasiumi ja ametikooli direktor, aga põhimõtteliselt olen saanud selle niisuguse paradigma, et inimene õpib kogudes, kogedes ja kogemata. Ja see on nii õige, et see on aidanud mul toimetada ükskõik siis, kus ma parasjagu toimetan selle hariduse valdkonnas, see osutub väga õigeks kogu aeg. Ja on olnud minu mõte kogu aeg see, et peab teadma, kuhu sa minemas oled. Kui sa seda ei tea, on väga keeruline. Kui sa tead, kuhu sa minemas oled, siis on lootust ükskord ka kohale jõuda. Ükskõik, kui segased ajad, kui pöördelised need asjad ei ole, igal juhul on sul võimalus kuidagimoodi ka kohale jõuda. Kui sa tead, kuhu sa minemas oled. Ja üldiselt on nüüd niimoodi, et nagu ma ütlesin, see niisugune põhiline küsimus minu jaoks, ükskõik siis, kas ma olen Vabaharidusliidus toimetanud või toimetan ma üldhariduskoolis, on ikkagi, et mis see haridus on. Ja kuna ma olen hariduselt, olen füüsikaõpetaja, siis ma üritan kõiki asju toppida mudelisse. Sest mudelite pealt on väga hea asju seletada. Ja kui see mudel on toimiv mudel, siis on selle mudeli pealt endalgi üht-teist õppida. Targad mehed on öelnud niimoodi, et haridus on see, mis jääb alles, kui sa õpid, oled ära unustanud. Aga siin on nüüd üks niisugune konk selle asja juures, et või hea näide. Vaat niisugune lause. Kas te teate, kust see lause pärit on? See lause on pärit 6. klassi bioloogiaõpikust. No nii, ja see 6. klassi laps õpib selle lause vähe ja me ütleme, et tal on haridus. Ma pean kihla, ta unustab selle ära. Ja mis tast siis saab, kui ta seda ei mäleta? Ja vaat, siis ongi niimoodi, et hakkad ikkagi mõtlema, et ilmselt see asjad ikka niisama lihtsalt ei ole, et see peab olema mingisugune mudel, mingi teistsugune mudel peab olema. Ja vaat selle mudelini
olen ma siis nüüd sammunud väga pikalt. See on nüüd üks niisugune, nagu siin eespool oli juttu, et mingisugune definitsioone või reegleid selle asja juures ei ole. See ei ole definitsioon. See on lihtsalt alus, mille pealt ma olen seda oma mudelit hakanud üles ehitama. Me kõik elame looduses. See on maailm minu ümber, minust kaugemal. Ja loodus on midagi sellist, mis on olemas ka siis, kui inimest ei ole. Me võime kõik ära minna siit, kivid, puud, põõsad jäävad kõik alles. Selles looduses kehtivad loodusseadused. Need on niisugused seadused, mida ei ole võimalik osta ega müüa. Neid ei ole võimalik tõlgendada. Neist on võimalik kas aru saada või mitte aru saada. Kui sa aru ei saa, siis sa üritad neid seadusi rikkuda, aga see lõpeb sinu jaoks katastroofiliselt. Loodusseaduseid peab tundma. Nii, siit võiks tulla nüüd üks osa sellest mõistet, mis see haridus on. See on see, et need on looduses kehtivad seaduspärased, millest saad aru, millest sa oled omaks võtnud ja mida sa oskad kasutada. Vot see võiks olla see, mida me nimetame hariduseks. Aga ei ole ju ainult loodus. Selles looduses on inimene. Ja kui me räägime inimesest, siis me räägime kultuurist. Nii et see on teine selline suur mull, suur keskkond, milles me kõik elame. Ma ei hakka rääkima siin kultuuri definitsioonist ega millestki, vaid põhimõtteliselt aksepteerime, et me elame kogu aeg kultuuris ja me peame seda arvestama ja samal ajal me toodame seda või teeme seda kogu aeg juurde. Ehk siis haridus on see osa kultuurist, mille ma olen omaks võtnud. Nii et ehk siis ma elan nende sellisel viisil, et ma sinna kultuuri, kus ma elan, sobin. Nii, no kogu sellesse süsteemi pean ma ise ka ju mahtuma. Nii, ja nüüd me näeme, et on siin 3 mulli, selles alumises, selles minu mullis on nüüd, me näeme, eks ole, minu teadmised, arusaamised loodusest, selles on minu teadmised, arusaamised ja olemised kultuuris ja seda võiksime siis nimetada hariduseks. Aga me näeme, et see mull on pooltühi. See haridus on siin sees küll, aga see oli pooltühi. Ja see mudel, seda pilti ma olen kasutanud juba õigu kaua, aga ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et aga mis siis see tühi koht seal siis ikkagi on. Vot nüüd, mõeldes selle peale nüüd siia esinema tulles, siis ma hakkasin mõtlema, et eesti keeles on niisugune asi nagu haritus, mida kasutati eriti alguses. Kui me vabaks saime ja hakkasime igasugustest muudest asjadest rääkima, ehk meie arusaamine haridusest hakkas muutuma, siis me tekkis üks uus mõiste haritus. See oli sellepärast, et varem oli arvatud niimoodi, et kui sul on haridust tõendav dokument, siis sul ongi haridus. Eks sul on koolitunnistus ette näidatud, siis sul ongi haridus. Aga selgus, et haridus ei tee sind inimeseks. Inimeseks teeb ikkagi see, mida eesti keeles nimetatakse harituseks. Nii. Ja siis tekkis küsimus, mis asi siis või kus kohal see pildung siis nüüd on? Vaat selle pildungiga on nüüd niisugune lugu, et
see inimese mull saab täielikuks just nimelt siis tänu sellele pildungile. Ehk see valge osa, mida siin praegu ei ole, kus ei ole seda loodust ja ei ole seda kultuuri, see on see, mis teeb sinust inimese. Ehk teisisõnu, see võib teha sinu paavstimaks kui paavst ja põrsamaks kui põrsas. Ehk see ongi see, mis teeb sinust inimese. See haridus üksinda, see, mida me ütleme, kus me saame koolist või kust iganes me saame, see ei ole veel kõik. Ja vot see ongi see, nüüd, kui see alumine osa on ka täidetud ja ma saan aru, et see on väga isikluse keskne, sinu elu keskne, sinu kogemuse keskne, see on sinu emotsioonid, see on sinu moraal ja nii edasi ja nii edasi. See on see pildung. Nii et pildung koosneb tegelikult või ütleme kogu see kolmas mull siin all, et see ongi see pildungi mull tegelikult. Nii saan mina sellest aru. Nüüd natuke teisest ooperist. See loodus ja see kultuur, milles me parasjagu kuskil elame, kas siin Eestis või kas Saaremaal või Setumaal või kus iganes, see määrab tegelikult sinu kultuurilise iseolemise ehk siis selle identiteedi. Vaat see kultuuriline identiteet omakorda on see, mis kujundab ühiskonna ootused inimesele. Ja selleks, et need ühiskonna ootused saaks täidetud, selleks ehitatakse üles haridussüsteem. Ja vot see on nüüd see koht, kus siis on see vabahariduse koht. Me hakkasime ehitama või täiendama või üles ehitama seda haridussüsteemi pärast seda vabaks saamist ja selles haridussüsteemis oli nüüd vabaharidusel väga tähtis koht. Sest vabaharidus oli just nimelt see, mis aitas täita seda kolmanda mulli valget ehk tühja kohta. Nii et see on vähemalt minu arusaamise järgi see koht, kus vabaharidus Eestis, vähemalt algusest peale, vähemalt pärast, küllap ta oli ka enne teist maailmasõda, siis kui see rahvaülikoolide päris algus oli, ta oli ikkagi seesama. Just nimelt selle kolmanda mulli lõpuni täitmine ongi olnud vabahariduse koht. Ja kui seda ei ole, siis see jääbki valgeks. Ja kui see jääbki valgeks, siis me olemegi põrsamad kui põrsad või mis iganes. Nii et selles mõttes, kui keegi üritab seletada, et seda ei ole tarvis, et see on kallis ja see sisse midagi ei too, siis noh, võiks ju näidata neid skeeme. Äkki mõjub. Nii, ja nüüd see haridussüsteem omakorda toetab siis seda kultuurilist iseolemist ehk identiteeti ja niisugune ring käib. Ja nüüd, kui see identiteet kultuuriline ei muutu, siis see ring ongi niimoodi, aga see muutub sellepärast, et sellel on välised mõjud. Need muudavad seda kultuurilist identiteeti, selle tulemuseks on see, et tekivad uued ühiskonna ootused omakorda ehitavad ümber või täiendavad seda haridussüsteemi ja nii see ring käib. Ja vot, kust me tuleme, ma võtsin mingist ammusest ajast, mingitest aruteludest alles jäänud paar slaidi, kui me arutasime nende asjad üle. Ma ei mäleta, millal me seda sõnastasime niimoodi, et ühiskonna ootused võiksid olla sellised. See oli sel ajal, kui me alles alustasime oma iseseisvusega toimetamist, siis olid need asjad väga olulised. Ja noh, kui ma neid lugesin ja mõtlesin, siis mõtlesin, ega see tänapäeval oluliselt teistmoodi ei ole. Ja toona me sõnastasime selle niimoodi.
jällegi ma arvan, et nii võiks seda sõnastada tänapäevalgi. Kuigi ma võin siin eksida, sest ma ju selles valdkonnas enam väga ei toimenta. Aga ma arvan, et see kõik, et see on selline meie elu praegu, nagu ta on ikkagi väga paljuski just nimelt tänu sellele vabaharidussüsteemile ja vabaharidusele, mis Eestis pärast vabaks saamist tekkis. Sest tegelikult, kui me vaatame seda, mis näiteks praegu toimub formaal- ehk gümnaasiumiharidusega, siis tänases gümnaasiumihariduses on väga palju seda, mida me tol ajal pidasime vabahariduse päris osaks. Nüüd toimetab Eesti gümnaasium samal viisil. See muidugi tähendab seda, et tulevikus tekib küsimus, et mida me siis seal Rahvaülikoolis neile õpetame. Nad on selle kõik juba ära õppinud ju. No, miks mitte? On mõned asjad, mida koolis ei õpita. Näiteks, kuidas olla vana. Nii et küllap teemasid jagub. Igal juhul on niimoodi, et kõik see aeg on mind veenunud selles, et kui sul tekib küsimus, kas ma saan hakkama, siis vastus on kogu aeg üks. Kas sa arvad, et sa suudad või sa arvad, et sa ei suuda, õigus on sul igal juhul. Kokkuvõttes kogu seda vabahariduse toimetamist, nende väidetavalt, mis sa ütlesid, 35 aastat, siis me võiksime kokku võtta, et meie suutsime. Ehk vabaharidussüsteem muutis formaalharidussüsteemi vabahariduslikuks. No muidugi mitte veel täpselt, aga väga palju sellest ideestikust on jõudnud formaalharidussüsteemi. Ja see on see, mille üle kõik need, kes selles on toimetanud, võiksid väga rahul olla. Ja see olekski kõik, mis mul teile öelda on.